meie. Mine sa tea muidugi, võib-olla tõmbab higiseks ära see kommenteerimine siin, aga jah. Infomikrofon siin tõesti tundub olevat fännide lemmik vähemalt. No küsiti väga palju seda tiimi ja meie muidugi tuleme inimestele vastu ilusti. Ja kahjuks küll Infomikrofon on meid natuke pettumusi valmistamas, sest et 0-5 on nad taga hetkel ja Tele2 on liikumas ka siin raundi võidu suunas, aga võib-olla Infomikrofon veel pöörab selle ümber. Jah, et see võib-olla ongi niisugune hea tagasitulek, võidustoori, comeback story, eks ole, et ta lisabki kohe selle pinges ja mängu, et tõesti 5 punkti on vaja tagasi teenida, enne kui üldse viiki saab Infomikrofon. Aga vaatame, kuidas neil siin läheb ja no siin üks väike vahetus käis ja Infomikrofonil siin üksik mängija oli alles, kes just ka langes, et ei olnud hea see ja kaardiks on Nuke valitud. Jah, lõpuks siis vaheldus ka, et me nägime Infernot juba väga mitu korda ja ainult olemegi seda näinud tegelikult. No see on tihti peale, kui me siin on best of 1, eks ole, kus sul on üks kaart ainult, mille sa pead võitma, siis Nuke on selline natukene riskantsem valik. No kindlasti jah, et väga vähe seda oskad seda mängida ja noh, Inferno siiani on ka kõige populaarsem mapi valik ka professionaalses CS-i maailmas. Et no Inferno, Mirage, siuksed tavalised, kuigi tegelikult viimasel ajal päris palju kui Ancientit. Ancient on tulnud tagasi vist võib-olla sellepärast, et see oli asenduseks, kuna nüüd Anubis ikkagi on olnud see bänn ikka väga pikka aega. Minu pakkumine on see, et kui Ancient tuli, siis alguses tiimid küll bännisid, aga siis hakkasid kõik harjutama ja siis kõik panid nii palju aega sinna peale, et kuule, nüüd me mängime. Ja see oli see tasku valik, et see oli see varukas tegelikult lõpuks ja väga mööda õppisid ära. Siin silo peal. Oi, ja siin on suur kill praegu Infomikrofonile. Balenciaga siin proovis, aga lasi mööda, kohe karistati ära ka ja Infomikrofon nüüd võtab aga tugevalt selle raundi endale. Äkitselt oli deathmatch, kõik surid ja ei olnudki mingit küsimust ja siin nüüd... Snirk üritab siin läbi pleki ka veel, aga ei oodanud, et liigub lihtsalt SKS peale julmalt ja esimene raund Infomikrofonile, see on ikkagi asi. Jaa, et võib-olla tihti peale ongi vaja seda ühte raundi, et hakata nagu sellest august välja tulla ja ennast üles tulla, Mis ma tähele panin on, et meil ei ole ainult tiim nimega Balenciaga, vaid on ka mängija nimega Balenciaga ja vaat, ei teagi, kumb nüüd parem olnud. Balenciaga minu teada on küll kõik mängud hetkel võitnud ja nemad ja mehed on vist kõige vähem raunde loomutanud ka senimaani. Aru saada muidugi vaadates, mis mängijad tiimis on. Ja vaatame nüüd, tegelikult siin raadioruum on see, kus kohe võib natukene actionit näha. Snirk siin kenasti kassi taga ennast peidab ja ootab, et keegi talle peanuppukese ette pistaks. Samamoodi siin Tomps selle sinise kastikese juures, aga nagu keegi ei taha, et Infomikrofon... Oi, ja Balenciaga tuleb selga, on jõudnud jalutada juba. Vaadati küll, aga vahetati siin välja. Tundub küll jah, et viimasel sekundil nagu Infomikrofon hakkas siin muudatusi tegema ja oodanud võib-olla flanki nii varakult, aga Tele2 oli nii palju aega siin. Nii palju aega ja vaba maad ja nüüd samas Infomikrofon suudab selle natuke korvata siin. Skees liigub välja väga julgelt muidugi, et sa ei tea, mis siin seal väljas varitseb, sa ei tea, kas mängi on seal tornis või mitte, aga jah. Praegu siis ainult punkt jäänud ja üritab 1 versus 3 ja sealt sa välja enam ei saa. Nojah, et selleks pead olema rops või keegi niisugused asja ära või jah, tõsisemalt, et see ei ole päris see olukord, kus sa tahad ennast leida. Et Balenciaga siin alguses tegi vahetas ennast küll välja, aga see pani Infomikrofoni nagu liikuma, pani närvi ja rohkem ei olnudki vaja, et tihti peale sul piisabki sellest, kui keegi juba vea teeb. No täpselt. Aga Tele2 alustanud sama kiirelt kui 5G internet MP9 siin on jäänud siis Balenciaga kätte natuke raha koguma, kuigi nad oleks saanud osta ka, Logishil käes on 4000, aga sellest pole midagi, ongi vahest. On nagu taktikaline see MP9-ga raha koguda see 600 ja nüüd Tomps võetakse välja, 4 versus 5. Tele2 peab natuke mängijaid jagama, nüüd tundub, et pannakse 2 ikkagi põhjasaiti ka ja liiguvad maa alla, aga Skees samal ajal loeb seda siis kui võimalust ja hakkab tegusid tegema. Ai, aga milline ajastus ja ikkagi... CS2 Murphy seadus tabab jälle. Ja Infomikrofon kena algus oli, sai 2 tükki kohe kätte ja ei suutnud seda hoida, et nüüd on ikkagi võrdseks siin läinud ja juba lausa kaotusseis jällegi kuidagi välja võetud. Et selle kohta vist öeldakse küll, et see õige lause on, et nad suutsid võtta kaotuse võiduhambust. No täpselt jah. Balenciaga nüüd jäänud muidugi ja klatšibki raundi ära ja saab, aega on küll ja veel ja siit tuleb siis Tele2 8. Balenciaga muidugi. Võib-olla käed varisevad natuke peale seda, aga väga hästi lahendas ära ja
palju siin elusid jäi? 7. No. Küsiti siin vahepeal ka meil chatis casterite vahetuse kohta, et tõesti oleme vahetunud. Tegelikult meie oleme originaalcasterid tagasi, meil vahepeal olid siin külaliskomentaatorid, täpselt, kes käisid ja nüüd oleme õhtu lõpuni meie edasi. Et ärge muretsege, rohkem vahetusi ei ole, rohkem segadust ei ole. Ja siin jah, ma panin ka tähele, et siin moderaatorid kogu aeg vahetasid neid nimesid ka, et chat oleks ikka kursis, kes kommenteerib, aga jah, aga nüüd vaatame, kuidas siin väljas infomikrofon kiilub korra nurga taha. Kuidas see lubatud on ja Avel saab siin info juba lobist kätte, nägi ühte, pole veel vasakule vaadanud. Aga sisuliselt on see ka Tele2 käes ja no see positsioon on juba selline, et see on piikjale on see palju raskem, nii et infomikrofon kaotab 2 mängijat siit julmalt. Aver läheb veel välja katusele vaatamas, Gees siin võib surma saada, sest ta on silo otsas, ta on kõikidele elementidele avatud ja võetaksegi otse julmalt välja, Aver ei jõudnudki sinna. Sama taktikaga mindi praegu infomikrofonile sealt, tehti lihtsalt rahulikult, õuest jalutati peale. Ja kindlasti on Nuke on väga raske map Terro poolel selliste tiimidele, kes ei ole organiseeritud, kui sul ei ole hea kommunikatsioon, see on sarnane Inferno tee poolel, et väga tihti sa jääd toppama sinna mapi alguses. Inferno on siis see tee-ramp alguses, kui sa hakkad banaanile minema. Nuke'il on see lobi ala, kus sa ei suuda nagu välja minna, sa ei tea, mis see käik peaks olema. Kui sul ei ole utility paigas, kui sa ei oska A-saiti sisse murda ja siin ka, uks võetakse maha, see on hea esimene samm. Juba on smoke ees, samas infomikrofon, siin tulebki flashiga kuidagi saiti sisse saada, tavaliselt sul oleks vaja üks mängija siis välja saata näiteks, kas minist kuidagi korraldada või võtta see tähelepanu ära siis Torni mängijalt. Praegu Balenciaga on valvamas, smoke on palju Tele2 kasutamiseks ja raisatakse lihtsalt infomikrofoni aeg ära. Jah, ja mõnes mõttes on tore näha ka natuke rahulikumat mängu, aga sama asi, ülevalt Martsel võtab ikkagi selle kätte, silo peal on paremini seda teinud. Tele2 tundub, et muutus natuke närviliseks, Balenciaga siin kogu aeg väljas on passinud ja lõpuks tasub ära ka see ootamine. Aga jah, praegu duellid infomikrofon võttis ära, et Tele2, ma arvan, tundus väike kommunikatsiooniprobleem olevat, kui A-saiti esimene kill tuli, siis ei saadud aru, kas väljas on mängijad või mitte. Jah, et see hetk, kui ma hakkasin selle komplimenti tegema, nad tegid täpselt seda vastupidi. Aga kas on valmis, täpselt läheb lask pähe, aga siin juba Skees paneb pommi maha. Mõlemad mängijad väga madalal. Vähemalt sai pommi maha, et see on juba algus tegelikult. Ja Flash ei morjenda Balenciagat. Aga kahjuks siin hakkavad need roundid otsa saama, et seda mängu õppida nagu, et see on nagu õige samm vaata, eks ole, tutorial on nüüd läbi tehtud, aga nüüd see võiks ka reaalselt nüüd tuleb samm edasi teha, jah, et 10-1 ikkagi ja oleme näinud ka ühepoolsemaid mänge juba, aga siiski tahaks natuke paremat näha ja no mingisugune võimalus siin veel on, äkki infomikrofon on lihtsalt CT-poolne tiim, vaata. No jaa, aga neil ei ole väga neid raunde siin seda CT poolt niimoodi mängida, eks ole, et püstolikas jääb ja kui see hästi ei lähe, ega siis on läbi ka, ega siis rohkem ei ole. Täpselt nii ja siin Averile võib-olla jookseb keegi sülle, aga loogis juba vaatab, jah, tegelikult Secretisse siin eesti keeles ütleme siis salajane või? Kunagi see oli salajane. Tagauks. Tagauks, ei no see kõlab natuke loll hakkalt. Aga jah, Secret võib öelda rahulikult, et sala sissepääs. Sala sissepääs, see kõlab päris uhkelt tegelikult. Ja tundub, et sealt kandist infomikrofon surubki läbi, saab B-saiti pommi maha. Snirk natuke närviline AVP-ga käsi väriseb ja ei suutnud esimest kuuli kohe kerre lasta ja vaatab, kas muid mängijaid on ka saidile jõudnud. Tegelikult mitte ja sisuliselt korraks oli infomikrofon siin täiesti ümbritsetud. Aga loogiliselt ilus. Jah, ongi juba on nad saidi tagasi võitnud ja Tele2-l ei ole probleeme. Ainult siin control room'is siin Mart on sees ja läheb läbi leekide ja läheb päästma. Ja kas on võimalik? Jah, kate oli olemas ikkagi, Avel ja Loogis hästi koos lahendasid ära. Lootus korra oli tõesti, et õige valiku tegid, aga tal ei olnud midagi kaotada selles mõttes, et tal oli ainult võite seal. Ja viimane round niigi juba, jah. Jah, et poolte vahetus ka ju tulemas, et ega midagi relva ju järgmisesse ei vii, et üldse CS2 puhul on seda seivimist ja relvade hoidmist on aga ikka kõvasti vähem. No jah, eks Valve proovibki just selle vastu töötada ka, et võimalikult vähem seda oleks, aga nii raske on seda lahendada, eks ole, et kas võetakse kuidagi raha hoidnud vähemaks kuidagi raundi põhiselt või et... Ja no siin oli see, ma mäletan mõned kuud tagasi, kui oli ESL-is ikka väike sketši video, siis pakuti välja, et tuleb pauti süsteem. Ja täpselt, jah, nagu juba
mõnes teises mängus. Aga siin nüüd, oi, kui palju mööda laske saab üks mees teha, täiesti Täiesti uskumatu. õudne, jah, sul on kõik mängijad, sul on see sein mehi ees lihtsalt ja sa lased tühja. Ei, see oli nagu multifilmis, Jaa, tal oli see täpselt, jah. ümber, oli see Jaa, kuulides jaa, tehtud jutt. Jaa, täpselt jah, Indiana Jonesi filmid vaata, et tema pihta ei saa. Aga siin veel, no, Rinkert ikka tugevalt võitles vastu, aga noh, Tele2-l 4 meest elus on tõsiasi ja 12-1, potentsiaalselt viimane round mängus. Infomikrofon muidugi surub välja nii palju relvi kui võimalik, aga ega see ka jääb päris väheks. Jah, et siin see esimene round neil oli nagu oli ja nüüd on SMG, noh, armorit, kui palju on, eks ole, et sul on siin kõikidel armoritki, kiivrit on vähe, on ju. Jaa, siin on selline kirbuturu vastu, vaatab vastu ikka ja noh. Ja selles mõttes AK vastu, mis see seda kiivrit ikka võtab. Jah, ongi, Tele2 läheb ka natuke nalja tegema, võtavad Extremi välja ja tundub, et lahendavad roundi ära, et kuigi infomikrofon sai 2 killi siin ja see vist jah, on lihtsalt selline lohutusauhind tundub olevat, et